Tere, armsad lapsevanemad, armas koolilapse ema või isa, kes täna seda meie videoloengut vaatab. Ilusat laupäeva teile, ilusat nädalavahetust. Tänase minu loengu teema on selline, kus ma tahaksin jagada mõtteid sellega seoses, kuidas teie kodu poolt vaadates saaksite ise veel parandada suhteid kooliga või teie õpetajaga. Nii et see loeng ei ole nii oluline nendel, kellel oma õpetajaga või oma kooliga juba on suhted väga head. Aga olen kogenud oma töö jooksul seda, et on täiesti palju neid olukordi, kus kas õpetaja poolt vaadates või kodu lapsevanema poolt vaadates on arusaamatusi, võib-olla ei ole nii selgeid mõtteid, mida mõlemad üheskoos heaks kiidavad ja isegi võib olla konflikte. Kõige keerulisem on muidugi siis, kui millegipärast ei ole jõutud ühisele arusaamisele selles valdkonnas, kuidas teie lapsega käituda, kuidas teie last toetada või õpetada. Ja minu need loengud, mida ma nüüd olen pidamas õpetajatele kolmapäeval ja lapsevanematele laupäeval, need loengud tahaksid aidata just nende väga keeruliste teemade puhul saada natukene rohkem ideid ja mõtlemisainet. Minu soovituste järgi ja minu mõtete järgi pole vaja käituda, aga kui on raskusi, siis see võib olla, et äkki need minu mõtted annavad teile ideid, kuidas olukordi paremaks teha, et teie lapsel läheks koolis paremini. Et see arusaamine, kus üks väike laps kasvab niiviisi, et tal on tugitoed ümber, nii nagu noorel õunapuul, et see arusaamine minu meelest on väga oluline. Ja kui on tekkinud mingisugused arusaamatused, siis need on alati võimalik kõrvaldada. Ma olen siin terve suve tegelikult mõelnud sellele teemale ja olen väga õnnelik, et ma juhuslikult leidsin oma raamaturiiulist ühe sellise raamatu või sellise brošüüri, mis on välja antud Soome haridusministeeriumi poolt ja pealkiri on kvaliteetsem kodu ja kooli koostöö. Ja olen saanud ka siit mõtteaineid, pluss oma kogemused ja muud taolised. Ma ei tahaks rõhutada, et teaduslikud vaatenurgad. Ma tahaks rõhutada just seda praktilist poolt, et teaduslikud vaatenurgad võivad olla väga huvitavad, väga tähtsad, aga kui nad praktikas ei tööta, siis sellisel juhul on nad väheolulised tänasel meie elu vaatenurgast. Ja kuna olen pikemas plaanis just soovimas lihtsat ja praktilist psühholoogia tuge anda nii õpetajatele kui lapsevanematele, siis sellepärast ka tänane loeng on just sellele mõeldud. Nii et teist võib väga palju sõltuda, armas vanem, kuidas teie lapsel koolis läheb. Ja ma tõesti mõistan ka seda vaatenurka väga hästi, kus on teatud lapsevanematel endal valusad kogemused kooliajast ja eriti väikestes maakohtades, kus võib-olla ka teie lapsed nüüd õpivad nende samade õpetajate juures, kus teil on olnud keeruline, siis ma saan aru, et võib olla väga raske ise võtta initsiatiivi ja hakata neid suhteid ja suhtlemist parandama. Aga ikkagi proovime täna siis vaadata ja mõelda, mis võiks olla need kõige tähtsamad punktid selleks, et saaks oma suhteid parandada. Ja ma nimetan seda 5K reegliks, siis jäävad kõik need K algustähed hästi meelde ja tulevad ka võib-olla teel koolimajja
ka uuesti meelde, et mismoodi võiks siis toimetada. Kontakt, kommunikatsioon ehk suhtlemine, kokkulepped, koosmeel ja korraldus. Ja hakkame nüüd kohe otsast siis peale nende punktide lahti selgitamist ja lihtsalt ka natukene siis võib-olla tekib teil uusi mõtteid. Samamoodi nagu eelmisel korral. Eelmine loeng on ka YouTube'i keskkonnas võimalik uuesti vaadata. Kutsun ma teid üles kirjutama kommentaare või minu meiliaadressile oma küsimusi, oma niisuguseid palveid, et me järgmisel korral räägiksime siis nendest aktuaalsetest teemadest, mis teie puhul just on eriti olulised, et teie lapsel oleks koolis kergem ja edukam õppida. Nii et see vaatenurk, mis nüüd esimese selle kontakti, esimese kontakti juures on mõlemapoolselt väga oluline aluspõhimõte. See on vastastikune austus. Kontakti ei tekigi ja ei saagi tekkida, kui inimesed ei taha üksteisega suhelda. Ja nii nagu te olete ju mujalgi, võib-olla mõnel isegi üritusel või kuskil sugulastega koos olles mõelnud, et selle inimesega ma küll rääkida ei taha või selle inimese juurde ma oma muredega ei lähe, et te saate aru, et selle põhjuseks, miks teil selline tunne on see, et te ei suhtu sellesse inimesesse austuse ja usaldusega. Aga vaadake siin meie teemas praegu on üks aga. See aga on nimelt selles, et te peaksite oma lapse pärast, kui te tahate ikkagi seda oma last selles koolis nii-öelda pidada või ei hakka kooli vahetama, te peaksite oma lapse pärast siis otsima oma südamest üles selle austuse ja usalduse. Ja nüüd ma ütlen, et võib-olla ei ole see klassijuhataja tõesti, kellega te saaksite kõige paremini läbi, aga kindlasti on koolis keegi õpetaja või keegi tugispetsialist, kui teie koolis on olemas, kellega te saate nii hea kontakti, et te võiksite avameelselt ja usalduslikult rääkida sellest, mis on teie lapse mured või mis on teie lapse nagu vajadused, mis teie lapse jaoks on koolipoolselt väga oluline nagu mõista või teha, et teie lapsel läheks paremini. Ja nii nagu ma ka õpetajatele olen soovitanud, et klassijuhataja ümber võiks olla üks selline meeskond, väike meeskond nendest õpetajatest, kes selles klassis õpetavad. Ja ka siis, kui on tugispetsialiste, et siis tugispetsialistid samamoodi oleksid seal meeskonnas. Et selles meeskos on kindlasti üks inimene, kellega ka teie pere, teie isiklikult saaksite avameelselt suhelda. Ja siin ongi siis see väga oluline, et ega kontakt ei ole midagi niisugust kauget. Isegi kui on distantsõpe, siis see tähendab tegelikult seda, et ka virtuaalselt, rääkimata siis koolimajas üksteisega kokkusaamisest, on võimalik piltlikult öeldes üksteisele siiski ulatada käsi või vähemalt vaadata silma ja tunda seda austuse, usalduse tunnet, otsustades ise, et ma võtan oma lapse pärast oma jõuvarud, psühholoogilised jõuvarud või hingejõu kokku ja ma püüan leida võimaluse meie õpetajaga hea kontakti saada. Et mis see kontakt siis või suhtlemise nagu põhiskeem on? Ma näitaksin teile, et kui nüüd üks on siin küll õpetaja natukene suurem ja teine võib-olla laps, aga see sama on ka ju kahe täiskasvanu vahel väga oluline, et nii nagu telefonikõnega, kui te helistate ja teine võtab vastu, siis on see kontakt saavutatud, et kui see kanal on avatud, alles siis on võimalik hakata üksteisega suhtlema ja edasi andma oma sõnumeid. Loomulikult on siin oluline see, et toimuks dialoog, et üksteist kuulataks, saadakse üksteise mõtetest aru,
antakse tagasisidet ja antakse nii hääle kui kehakeele ja loomulikult siis sõnadega edasi oma mõtteid. Ja kuulatakse ka teise mõtteid, et see vastastikune kanal oleks avatud. Loomulikult selle kontakti nagu puhul, kui te olete selle kanali nagu leidnud, siis on võimalik, et see on kokku lepitud selliselt, et see võib olla ju meili teel, võib olla telefoni teel, võib olla siis kas siis e-koolis või stuudiumis on võimalik kirjavahetust pidada või silmast silma. Ja selle tõttu minu arvates siin küll minu palve oleks teile, et teie paluksite ise jutuajamise võimalusi õpetajaga. Kooli poolt vaadates on see olukord palju keerulisem selles mõttes, kui teil kodu poolt, et teil on oma laps, teil on üks laps, aga õpetajal on terve klassitäis. Ja võib-olla, kui on tegemist aineõpetajaga ja aineõpetajaga oleks vaja kontakti saada, kus teie lapsel on tunnis raskused, siis sellel aineõpetajal võib olla ka isegi terve koolitäis õpetada, kui on muusikaõpetaja või kehalise õpetaja või ükskõik siis, kui on suur kool, sellest rääkimata. Ja tema puhul on väga keeruline leida ka aega isegi ja jõudu ja sellist nagu tekitada endale selline võimalus, et ta suhtleb nüüd kõigi erinevate lastega, mis peaks nii olema. Iga lapse koduga peaks õpetaja saama hea kontakti ja saama suhelda. Ja see kooli poolt vaadates on nüüd püütud sellest olukorrast välja tulla niiviisi, et tehakse arenguvestlused ja arenguvestluste plaan on siis, millal kellegi lapsevanem jõuab nüüd õpetajaga individuaalse jutuajamiseni. Aga minu soov oleks, et te ise oleksite aktiivne ja ise paluksite õpetajalt, võib-olla mitte nagu nii põhjalikku sellist arenguvestlust, vaid et te räägiksite või kirjutaksite või helistaksite, töö ajal muidugi, ja räägiksite õpetajale sellest hetke vajadusest, mis teie lapsega seoses on. Et see kontakt oleks nagu pidev ja kui te olete kas esimese klassi õpetaja või lapsevanem ja te tahate esimese klassi õpetajaga alles alustada uut kontakti loomist, siis olge kindlasti ise aktiivne. Muidu võib juhtuda, eriti kui teil on väga tubli ja tark laps ja tunnis pahandust ei tee ega nii-öelda õpetaja närvi peale ei käi, et ta jõuab teie juurde alles pika aja pärast. Siis, kui tal on juba need keerulisemad lapsed võib-olla ja nende vanematega on juba jutustatud. Nii et tegelikult oleks selline aja palumine teie õpetajalt nagu positiivses meeleolus ja mitte nagu nii-öelda midagi etteheiteid tegema minema, vaid ennetavalt juba, et te saaksite omavahel nii tuttavaks, et te saaksite rääkida talle ära kõik need oma lapse poolsed vajadused, olukorrad ja need teemad, mis teie lapse puhul on väga olulised. Ma toon lihtsalt näite oma küll pikka aega juba tagasi, kui ma olin väga keerulise algklasside klassi juhataja ja just loodeti, et mina psühholoogina nüüd, kes ma olin olnud pikka aega tööl Tallinna Ülikoolis ja läksin siis kooli algklasside õpetajaks, kuna seda ma olin ka õppinud kunagi varem. Ja tõenäoliselt loodeti, et mina oskan nagu eriliselt just siis toime tulla nende laste ja lapsevanematega. Aga kuna need lapsed olid juba 2 aastat koolis käinud ja neil oli väga keeruline seis, siis täna ma oleks küll hoopis teistmoodi käitumas nende peredega, kui ma tookord oskasin, sest siis ma võtsin nagu fookusesse ainult nagu selle olukorra, mis tunnis tekkis või koolis tekkis ja sedagi oli üle jõu käivalt keeruline. Aga kui ma praegu mõtlen, et mu klassis oli üks laps, kellel oli epilepsia ja teisel lapsel oli verehüübimatus ja
palju erinevaid muresid, palju erinevaid teemasid. 90-ndad olid juba lihtsalt iseenesest nii keerulised ja Tallinna suurkool ja lihtsalt üksikud vanemad, isegi need, kellel olid väga keerulised olukorrad lastel, üksikud vanemad tulid minuga ise rääkima. Et sellepärast ma tean, kui keeruline võib olla õpetajal, kui vanemad hoiavad eemale. Ja väga tihti ka kooli poolt nagu öeldakse, et meil on ju lapsevanemate koosolek kindlasti ka septembris või lähiajal, aga et tulevad üksikud, väga vähesed, ei tule terve kooli lapsevanemad. Ja sellest ma saan ka aru, sellepärast, et kui lapsevanemate koosolekul või pärast seda ei jätku aega individuaalselt õpetajal teiega rääkida ja teie lapse teemadel arutada, et mis ju loomulikult ei jätkugi, et siis sellisel juhul võivad mõned lapsevanemad tunda, et see on nagu ilmaasjata sinna minemine. Ja pealekauba, kui on nii-öelda lapsevanemad järjekorras, et tahaks oma õpetajaga natukene rääkida, siis kui vähegi on delikaatsemat juttu vaja rääkida või midagi nagu natukene õpetaja rohkem selgitada, et siis ju ei jõua seda järjekorda ära oodata või ei taha ka teiste juuresolekul rääkida. Sellepärast on väga oluline, et teie ise võtaksite ja looksite selle võimaluse, paluksite õpetajat seda võimalust, et tal oleks lihtsalt kas või erandkorras ühe päeva pealelõunal, kui kool on läbi ja lapsed on juba läinud, et te saaksite temaga tuttavaks, kui te ei ole veel tuttavad, või saaksite talle rääkida selle aasta, eriti veel selle aasta, kui teil laps oli distantsõppel ka kodus ju, olukorrad ära, et õpetajal oleks kergem ja teil oleks kergem. Ja need teemad, mida nüüd õpetajaga peaks arutama, neid teemasid on tegelikult väga palju, nii sellepärast, et ma soovitan siis osaliselt osa asju kirjutada ja osa asju lihtsalt selles mõttes nagu kohtuda ja rääkida, kui see vähegi on võimalik. Et esimene teema, mida peaks rääkima, on kõik see, mis puudutab lapse tervist, vaimset tervist, tema heaolutunnet või tema muresid ja lastel võivad olla väga keerulised olukorrad, kui õpetaja ei tea näiteks, miks laps suhteliselt ajameelne on näiteks esimeses tunnis või mõnel päeval koolis, kui ta midagi lapse perega ei ole selles mõttes teada saanud, et mis aeg sellel lapsel just praegu on või kas tal on endal tervis korrast ära või vanematel, mis vahel on veel suurem mure või vanavanematel, et kui õpetaja seda ei tea, siis ta arvab lihtsalt, et laps on nii-öelda vaja korrale kutsuda ja mõistab teda vähem. Teine valdkond, mis on väga oluline, on see, et te räägiksite õpetajale või siis sellele kontaktõpetajale, kellega te suhtlete nii palju ja niimoodi, et saaks ka teistele öelda, et mis on selle lapse nagu eripära. Näiteks kõige keerulisem teema on tihtipeale just see, et kui on laps nagu teistest aeglasem või et laps on selline, kui tal on igav, siis ta hakkab nagu liigutama ennast või tahab liikuda või tahab midagi nii-öelda ei kuule sõna enam, tekitab koolis tunnis väga suure segaduse, mida kodus ju võib kuidagimoodi nagu mõista, kui laps on selline aktiivne. Aga kui kõik lapsed tunnis väljendavad oma aktiivsust niimoodi, nagu nad ise soovivad, siis ju seda tundi ei ole võimalik pidada. Loomulikult, nüüd kui me läheme edasi, et kui see suhtlemine, siis see kõige olulisem valdkond, kui me räägime tervis, kui me räägime iseärasused või iseloom, lapse iseloom ja tema omapärad ja kui me siis räägime veel õpetajaga koos, nüüd kõige olulisemast asjast võib-olla tundub alguses niiviisi, et see, mida laps oskab, kuidas ta õpib, mis on tema õpistiil, mismoodi ta õppida ei saa,
aga mismoodi talle hästi jääb meelde, et seda peaksite te ka õpetajaga omavahel arutama ja rääkima, sest siis õpetaja oskab last koolis paremini juhendada. Sest kui ta peab ise selle 10, 15, 20 või lausa 25 õpilase hulgas tunnis leidma üles selle teie lapsele sobiva õpistiili, et ta vajab näiteks mingeid tabeleid või ta vajab pilte rohkem kui teised, et ta on visuaal või tal on vaja, et ta saaks mitte silmadega ainult lugeda, vaid et ta saaks lugeda niiviisi, et ta ise oma häält kuuleb, et ta loeks nii-öelda selles mõttes nii-öelda jutumärkides Hiina hümni klassi lärmiga, et kõik loevad ja kõik ise kuulevad, mis nad loevad, kui on väike klassi, esimese klassi õpilased. Et kui seda te õpetajaga koos arutate ja räägite, mismoodi on teie lapsel vaja õppida, et aru saaks, siis sellisel juhul õpetajal on palju kergem juhendada. Ja ta mõistab ka palju kergemini, ta saab aru, et kui teie laps näiteks hakkab nihelema, et siis järelikult on tal juba kõik ära loetud ja kõik ära tehtud ja tal on igav ja nüüd peaks minema talle veel midagi muud pakkuma veel lisaks või laskma tal liikuda. Ja et see kõik on nüüd, kui te omavahel seda räägite õpetajaga, siis õpetajal on palju kergem teie lapsega toimetada. Ja siis, kui ongi see, et kui nüüd on kontakt olemas ja suhtlemine on ka olemas, siis selline dialoog ja üksteist austav kommunikatsioon ja sõnumid on arusaadavad, siis on võimalik õpetajaga ka teha teie lapsega seoses nagu omad kokkulepped. See kokkulepete tegemine ja selline isegi kokkulepete kirja panemine on tegelikult väga oluline. Ja see kokkulepete osa puudutab kõige rohkem neid lapsi, kes on kas siis andekad, väga erilise õppimisstiiliga ja need kokkulepped siis peaksid olema seotud nii-öelda personaalse õppekavaga, kus teie ka peaksite andma oma osa, et te küsiksite õpetajalt, näiteks matemaatikaõpetajalt küsiksite, et mis on siis need kõige tähtsamad raudvara, mida teie klassis teie õpilane või teie laps sellel aastal peaks ära õppima. Et teil oleks väga selge pilt silmade ees, mida täpselt õpitakse ja kuidas õpitakse ja et siis te teete omavahel ka täpse kokkuleppe, et mismoodi teie peaksite nüüd toetama seda õppimist. Ma toon lihtsalt ühe näite Soomest ja teise näite siis oma elust sellel matemaatika õppimise teemal. Et võib-olla oleks mõistlikum selle enda näitega alustada, et ma olen saanud motivatsiooni sellest korraldada Eestis Soome matemaatikadidaktikute, Helsingi ülikooli matemaatikadidaktikute koolitusi peaaegu 3 aastat sellepärast, et mina, kes ma olin terve elu ka ülikoolis veel saanud matemaatikas ainult 5, nutsime koos minu lapselapsega 6. klassis, ma ei osanud teda enam õpetada. Ja me ei saanud hakkama ja tal olid matemaatikas halvad hinded. Ja sellest ma nüüd toon kohe teise paralleeli, et ma tean seda, et Soome hariduses on selline põhimõte, et kodus ei ole olemas seda spetsialisti ja professionaali, kes oskaks õpetada nii hästi, et koolis ei peaks juhendama. Nii et see on nüüd kokkulepete küsimus. Ja kui teie tunnete, et te tõepoolest ei saa selle koduse juhendamisega hakkama, siis palun olge austavalt avameelne ja rääkige oma õpetajale, küsige nõuandeid, mismoodi te peaksite õpetama, et ei ole mitte olukorras, kus te peale kooli või kodu või selle distantsõppe ajal terve päeva poole ööni nüüd koos nutate nii, nagu mina nutsin siin mõned aastad tagasi, ei oska ja samal ajal kellelgi küsida ka ei julge oma rumala peaga nii-öelda või julguse puudusel. Ja olge teie teistsugused, olge teie targemad, tehke need kokkulepped, kui üksinda ei julge, kutsuge oma need klassiõpetaja või klassilapsevanemad ka ja paluge õpetajalt, et ta teid juhendaks, kuidas kodus lapsi õpetada.
no meil on tõenäoliselt veel aega minna hariduse arengus, kus kõigil lastel on oma individuaalsed õppekavad ja kus õpetaja nii palju nagu ka juhendab ka lapsevanemaid ja lapsi, et sellel teemal nagu muresid ei teki või veel parem, mis ka nagu Soome näide on, et kodus antakse ikkagi niivõrd vähe õppida, et põhiõppimiskoht on koolis. Aga need on need kokkulepped, mida te kõik saate teha, pluss siis hindamisega seotud kokkulepped, et kuidas ja mida hinnatakse ja kokkulepped sellega seoses, mis siis koolis ja kuidasmoodi toimuvad need päevaplaanid ja kuidas toimub siis märkuste panemine või mitte märkuste panemine ehk teiste öeldes infovahetus õpetaja ja vanema vahel. Mina olen seda meelt, et lapsevanem ei pea teadma iga väikest asja, mis tunnis toimub. Iga lapsevanem ei pea teadma seda, kui keegi laps kuskil virutas paberiga kusagile paberi või ükskõik, mis ta tegi või jooksis vales kohas valel ajal ja mina arvan, et koolikeskkonnas toimuv on kooli asi ja see ainult, mida siis koos omavahel nagu suhtlemises räägitakse ja kokkuleppeid peetakse, et kui on mingi asi vaja nii-öelda arendada või midagi on vaja teisiti, et tõesti lapsel on probleemid käitumisega ja ta ei kuula selles mõttes õpetaja sõna, et kogu aeg on arusaamatused ja on vaja seal minna tugimeeskonna inimeste juurde või juhtkonna juurde või toimub mingisugune agressioon või kooli kiusamine või ükskõik mis teema, et te olete siis omavahel austavas vestluses, heas läbisaamises saanud kokkulepped, et mismoodi me selles olukorras siis käitume. Ja vot kui need punktid, kontakt, hea dialoog ja kokkulepped on teie initsiatiivil nagu nii kaugele jõudnud, et te saate õpetajaga hästi läbi või selle õpetajaga, kes esindab siis teie vaatenurgas kooli, kellega teil on hea suhe võimalik luua, et teie lapsepoolsed vajadused ja tema anded ja kõik saaksid nagu kooli poolt ka toetatud, sest kool tunneb last teie kaudu ja teie jutu kaudu nagu saab last toetada, et siis võib nimetada seda, et teil on kooli ja kodu vaheline koosmeel või üksmeel. Te olete üksteisele toeks ja kui tekivad arusaamatused, siis sellisel juhul te võtate ühendust ja räägite ja selgitate oma poolt. Siis ei ole vaja, kui selline koosmeel ja üksmeel on, siis ei ole vaja üksteisega nagu tülitseda, sellepärast et õpetaja vaatenurk on klassi vaatenurk. Ja kui te kunagi olete istunud nagu oma lapse klassis, siis te olete kindlasti jõudnud nii kaugele, et olete saanud aru, kui raske on õpetajal tulla toime terve klassiga, kus teie laps on ainult üks nendest, kellega ta peab nagu toime tulema. Ja mida keerulisem murdeealiste klass või keeruline klass, kus on palju erivajadustega lapsi, seda rohkem peaks klassi lapsevanemad oma õpetajaga koostööd tegema. Ja tihtipeale õpetajal võib olla nagu ise sellise aktiivsuse jaoks takistusi peale selle, et tal on lihtsalt väga palju muud tööd ja ta ei jõua selliselt võtta suhelda. Aga suure tõenäosusega või suurem põhjus on selles, et õpetaja ka kardab lapsevanemate niisugust reaktsioone. Ma olen nii palju kuulnud kui õpetajate nagu selliseid ütlemisi, et lapsevanemad vahel on väga sellised, ütlevad halvasti ja hakkavad riidlema ja et see, mina olen näinud, ma tahan olla lepitaja ja vahendaja täna siin teie kooli ja kodu vahel, öelda, et ükskõik kumb pool on aktiivne ja austav, siis olge julged. Olge teie vanemana julged, sest teil on ainult oma laps ja üks laps. Ja siis viimane nendest kaadest on korraldus, et on siis kontakt, suhtlemine või kommunikatsioon, kokkulepped, koosmeel ja korraldus. Ja see korralduse teema
on väga oluline mitte ainult selle distantsõppe puhul, kus on väga oluline see, et kõik see päevaplaan ja õppimise ajad ja videoloengud ja ükskõik, mis siis seal korraldusega on, et see oleks teil omapoolselt kokku lepitud, et see on nii õpetaja kui see korralduse pool ei ole ainult õpetaja poolt välja pakutud, vaid teie lapsevanematena samamoodi olete oma sõna öelnud. Ja kui nüüd need punktid on kõik hästi teie poolt ka ette võetud, olge julged, õpetajad on valmis teiega suhtlema, kui te olete samamoodi austust pakkuv ja heatahtlikkust ja mõistate, et õpetajad vajavad teie abi väga palju. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja esmaspäeval, uuel nädalal hakake juba uuesti oma suhtlemisi planeerima oma õpetajaga. Soovin teile ja teie lapsele ja teie perele kõike